Ja meie lennuk saabub. Rahvas juba ootab pealeminekut lõbusasti. Bergamo lennujaamas, buss oli kohe ees ja 5 minutiga saime lennujaamast läbi. Kedagi ei huvitanud. Ei, üks naine küsis midagi, aga me ei saanud midagi aru jälle ja kõik läksid mööda, ei vastanud talle. Pagasid meil ka ei olnud, saime kohe linna peale ja on siuke uhke buss. Piletid ette ostetud muidugi, mis see maksis ka? 8 euri, mingi 44 kilomeetrit sõita või natuke rohkem. Ja läheb hotelli juurde, kesk raudteejaama. Buss on jumala tühi tegelikult, suured lennukitäied rahvast lähevad siia lähedal olevatesse hotellidesse. Jälle tasuline tee. Hakkame linna jõudma. Kesköine Milano tervitab meid sukse vaatega. On hotellide tänav, aga need hotellid on väga imelikud siin. Aknad kinni. Meie hotell on ka siin lähedal. Meie hotell on siis siuke kõrge. Meie väike tagasihoidlik tuvake siin Bread and Breakfast hotellis. Ja linnamaks veel 4 euri nägu, 8 euri siis öö. Siia ei saa kauaks jääda.
oleme siis Milano hotellis hommikul umbes kell 7 läbi 10 minutit ja sööme hommikust tehti suur laar munaputru koos maitsvate Itaalia vorstikestega. Kalle sööb jogurtit ja mina tegin endale espressot, mida ma pidin 4 korda vajutama, et asja täis saada. Me oleme ainsad külalised siin hotellis. Rohkem nagu töötajaid ei ole või neid töötajaid on, aga külalisi ei ole. Töötajad pidid keskujuni ootama ja saatuma. Aga vaata filmi, siin on kõrval siuke kole hotell, Menini. Meie oma on veel suht ilus, aga ta on kole. See on jumala suletud. Ja üks aken oli lahti, see punane tuli veel pole pakkunud, kes seal elab. Üks viimane külastaja, kes enne koroonat oli ja see jäi ka. Valvur. Või valvur siis, jah. Suletud. Nagu sõja üle elanud. Aga jogurt on maitsega. Nii ja naa. No ja nii. Noh, mis sa siin nüüd teed siis? Ostame pileti metroosse, Soon 1-3. €2. Mina pole Milano metroos küll ennem käinud. Mina ka ei ole enda aru. Võtta, kas meie rong tuleb siis? Jõuame neid varasema, ma loodan, et kaardi peal just ka oli. Peale, vaatan. Ai, rahvast nii täis. Ei, ma ei ole siukseid ronge näinud. X-bussijaam, siis meie bussini on veel aega pool tundi. Üritaks mingit poodi leida, et bussi juua osta. No midagi siin leiab paari hinnaga. Kõik on nii räpane. Eest paistavad Šveitsi mäed. Itaalia mäed. Ei tea, kummad nad need on. Sa küsisid, palju piirini maad on. Ei tea. See on nagu suvila. Šveitsi piirini on nüüd mingi 7 kilomeetrit sõita veel, aga siin juba on ummikud. Vaade küll, aga miks nii udud? See pole veel Šveits, aga hakkab kujunema vaade. Ei, ma ei saagi aru, me oleme nagu Šveitsi piiril juba, kus see Šveits on ja kus on siis Itaalia. Maastik muutus ka kardinaalselt tegelikult. Šveitsi piir. Grazie a te, grazie. Ciao.
isegi Põhja-Norras näinud suvel. Küll on järsk. Šveitsi autosuvilaid täis, käivad puhkamas Itaalias. Kiirtee. Kaua me oleme sõitnud juba üle poole tunni siin kiirteel. Nüüd me sõidame siis Pikimas tunnelis, kus me oleme sõitnud autoga või bussiga. 22 kilomeetrit pikk see tunnel. Annab ikka sõita sellest. Rongijaam siin, mis koht see oli, Lipstock? Lutsernis siis. Siin on trollid nagu Eestis. Peaaegu. Varikatusega see keskaegne sild, mis on säilinud põles 1100 põles maha, aga siis ehitati uuesti. Väga unikaalne asi Euroopas. Bussid on ka nagu Tallinnas need uued. Solaris, sama firma tegelikult. See on täpselt. Me oleme juba Süürikos. Nüüd jalutame Zürichi peatänaval, mis ta oli? Bahnhofstrasse, siin on luksuspoed igatsugused ja hinnad on väga kallid. Pole kuskil näinud, et paadid oleks niimoodi kinni kaetud. Ja miks? Et juukselõikus maksab $55 või $60 siin. Ja samas mina käisin Pariisis 10 euro eest lasti lõigati juuksed ära. Et siin on ikka ulme hinnad. WC on 2 eurot. Arbuusikilo oli, dollaritest räägime, $3. Küla vahel sõidab siin trollibuss number 72. Ega neid linnu väga palju ei ole, kus trollid üldse sõidavad. Võin siis või? Otsime ka kioskis siis kohaliku hapukoore joogi või mis ta on? Juustuvadaku jook. Juustuvadaku joogi. Mida müüakse ainult Šveitsis ja tehakse ainult. $3.50. Jube kallis.
aga ega seal vesi ja kõik muu oli siukse hinnaga. Seda tuleb raputada, sade on põhjas. Noh, hakkab meeldima või? Väga hea kusjuures. Anna ma proovin ka. Kombucha peaaegu. Väkk. Täpselt minu maitse, issand, seda ma ostaks küll. Kahjuks ei ole pagasit. Imeliku maitsega. Hästi hea minu meelest. Hapu. Nii, mis me peame tegema nüüd? Vettliiberg. Ronime Vettliibergi mäkke. Siin on siuksed aiamaad tee ääres. Uskumatu sellisel kallil maal ise kasvatavad veel midagi. Või siis on nii kallis, et isegi nemad ei jõua vastu. Kuigi siin on ohakad ühe lopi peal. Siin on palju neid päästekoeri. Kes lume alt inimesi päästavad. Ja siuke tee, 2 kilomeetrit tuleb kokku minna, mis saab ka rongiga sõita, aga rongiga on 8,8 $. Käime see paar kilomeetrit jala ära. Siia ei tohtinud isegi koeraga tulla, järsku on hobuse tall siuke. Kes see sealt metsast välja tuleb nüüd? Madalad majad, kõik üks on siuke kõrgem. Isegi Eesti mõistes madalad. Ja Šveitsi suurim linn. Ja nad on nii rikkad ise. Jõudsime aarte otsingul siuksesse kohta. See on mingi vana laskmistiir. Otsime siin aaret. Nii, ma näitan sulle, kuidas aaret kätte saada. Võta see filmi. Selle ei ole täna liiga. Issand, sinul nagu Šveitsi see asi on nagu rohkem käpas. Jah, täna ei ole minu päev. Sul ikka pea võtab täna. Näita. Võtame ära kohe. Oi, ometigi. Väga. Palavia. Sul ikka täna pea võtab. Ma ei tea, kas ma olen lolliks. Võta vigi pooleb.
Aare leitud, Rakapäes leitud, nüüd otsime mingi pangaautomaadi äkki. Lähme suveniiri otsima. Otsime raha välja. Üks mulle. Käisime nüüd Coopi kauplusest. Siin maksab Rivella euro 50 või dollar 50. Üle poole odavam. Poole odavam kui putkas. Ja valik on Süüa on 4 sorti. Sööki on ka palju, aga ei ole isuäratav ja kallis. Salatid, toidud, värgid. Baaride ukste taga on kohe sabad, et saaks siia sööma. Siin jões on küll väga puhas vesi, kuigi see voolab läbi kesklinna Zürichi. See on nagu raudteejaama tänav siis. Mõne saaks lubada. Pisike kell 7500, natuke suurem 13 000, 4-5 tuhande dollarisi kelli. Tõesti kallim ostu täna. Ja on uudistajaid. Paljud uudistavad uut toodangut. Vabandage noormees, te olete Eestist või? Jaa, originaal Rolexid on siin müügil, et ma ei tea, kas peab... Millist te kavatsete osta või? Ega need hinnad... Üks on kõige odavam 12 000 ja kõige kallim oli 38 000, ma ei tea. Aga ega nad kallid ei ole ju? Ei ole, Rolexi kohta ei ole. Äkki saab alla ka natukene ja... Aga kas te käite siin tihti Bauhausstrassel ostusid tegemas? Kui peale palgapäeva ikka korra kuus käin, jah. Ja mis teid siia tõmbab? Rolexid, ikka Rolexid. Ainult kellasid ostate? Jah, ikka kellasid. Ma tahan ilusa kellaga käia, ma tahan see koledaid. Kas siin on ka kotipoode? Koledaid kelli ei taha. Riidepoode? No riideid ka saab teid ilusa. Näed, suveniiripood, magnetid ja värgid. Kuidas me siin ei ole olnud siis? Ei tea, vaata ilusad. Zürichi keskraudteejaamas on nii palju neid pakiautomaate, lift ja eskalaatorid. Lennujaama rong, kahekordne. Ja nüüd oleme siis õhta teel oma uue hotelli poole mingi kilomeeter millegiga käia. Zürichi lennujaamas. Zürichi hotell siis
minu õhtusöök on siukene. Telekas tuleb 2 kanalit, telekas on küll suur. 2 voodit. Reet sööb siukseid asju. Kohta juustud. Šveitsi juustu. Üks on see originaal Emmentaal, mida tegelikult siit saab, aga praegu ei saa. Krevett ja tuunikala, nagu minagi. Duširuum on täitsa huvitav ja ilus. Ainuke asi, mis närvi ajab, on, et poest anti selle karbiga oli kaasas siuke kahvel mingist bambusest või sellega ei võta kapsast ja 10 senti küsiti sellest veel juurde. Kuigi ta nagu oli komplektis juba niigi. Ja paha süüa sellega jube. Uus hommik, meil on nüüd 100-eurone päevapilet kõikidele rongidele, välja arvatud funikulöörid rongidele, bussidele siin Šveitsis. Ja mägirongid. Ja siin on suurim mägi Zermatt, kus juures on Aireveli Station patrullarve. Seda tahaks nagu näha, aga sinna Zermatti sõit võtab aega niimoodi, et meil jääb koha peal ainult 3 tundi olla ja siis jõuab õhtul hilja tagasi. Et võib-olla külastame hoopis teisi suuremaid linnu. Liustikuni on 1 päevaga väga raske jõuda. Ja kallis ka muidugi, paarisaja euro ringis. Et lähme nüüd hotelli sööma. Vaade avaneb hotellist. Lift on siin ka uhke. Gümnaasium, ei, spordisaal. Pole aastaid nii rikkalikku toidulauga näinud hotellides. See on jah midagi üllatavat, et tavaliselt nagu sellel ajal ei ole nagu midagi eriti saada. Siin on isegi lõhet ja mida pole kunagi näinud on mustikaid. Hotellimenüüs pole kunagi mustikaid näinud, 10 aastat juba. Ja loomid, värgid, kõik on. Isegi Pajokes ei pakuta mustikaid. Täiesti uskumatu. Pidime täitma siukse paperi, et ruuminumber, nimi ja mis kell tulime, mis kell läheme koroona vastu võitlemiseks just, siis siin saab igaüks toitu valida. Ei ole midagi kilesse pakitud ega kohustuslikku. Väga raske on ilma internetita. Sõidame nüüd siin Genfi rongis. Ei tea, kuhu istuda, kuhu astuda. Palav on, aga meil on 100-eurone pilet. Raske on tõesti ilma internetita siin, aga interneti peab siin varem tellima, saadetakse mingi internetipolk sulle postkasti või hotelli ja meil on see kõik tegemata. Sõidame nüüd Genfi poole siis rongiga. Praegu olen veel Zürichis. Et Zürichi kraanivesi on külm, ilmselt tuleb sellisest mägijõest ja see vesi pidi joodav ka olema täitsa. Ei mingit kloorilõhna ja väga puhas. Jah, nüüd on jälle väikese poole. Ja suvel ka Eestis ei saa külma vett kraanist Tallinnas, aga siin saab. Šveitsi sõjaväeautod.
postitöötlusjaam, sihuke suur. mis siin küll kasvatatakse? õunapoed, viinapoed, päevalillepõld. hakkame vist kohale jõudma Genfi ja siin on nagu GPS ei tööta üldse siin nagu Lääne-Euroopa rongides üldse. Ei saa aru, kus sa oled. Wi-Fi ka ei ole mitte ühtegi on siin ühes jaamas. Nagu mingi keskaeg, et lähed Vietnami või siis on 20-30 Wi-Fit ümberringi. Siin pole mitte ühtegi. Geneva trammis. Genfi trammis. Prochain arrêt, dans correspondance, ligne 1, 14. Küll siin on Ele, Reet teeb must pilti siin ilusate lillevaaside juures. Ma ei tea, miks ta maski ette pani, muidu ta ei käi maskiga. Midagi on selle telefoniga vaadata, miks või vana telefoniga ei olnud image processing. Sihukast trollibussi pole küll näinud. Mis asi see on, tramm? See on see kuulus Genfi nüüd jalakäijate tänav turistidele mõeldud ja kõik, aga siin on kuidagi tühi kõik, aga ei ole inimesi midagi. Baarid on osaliselt enamasti kinni. Ei peaks olema see keskväljak. Purskaeva poole. Siin on nagu siuke vanaaegne tänav. Siin on Rolexi kellapoe juures on kohe saba. Sa ei tea, mis hea on. Sina tallinlasena äkki ostad ka Rolexi endale? Kui saba on järelikult, kas siis on hea hinnaga? Võib-olla on allahindlus, jah. Või on mingi Šoti viski ainult 680, no ma ei tea. See on ikka Šotimaalt pärit. Kuldne tulemasin 910. Ja siis suveniiripoodi me siit ei leidnud, siis lähme vaatame Purskaeva. Portsi. Oleme kogunenud siia Genfi linna nüüd, et vaadata maailma võimsamaid, suuremad, kõrgemad purskaevu. Ei julge lähemale minna, kui tuul pöördub, saab kogu see vesi meile kaela. Nüüd Vreed räägib meile, kus see mõte tuli siia siuke purskaev teha. See on vana lugu. Tegelikult see purskaev sündis tänu juhusele. 19. sajandi lõpul pandi üles puhtalt funktsionaalne purskaev, mille kaudu vabastati reservaaride süsteemi paigaldamise ajal liigsest veesurvest. Purskaev muutus nii populaarseks, et linnavõimud otsustasid ehitada püsipurskaevu, mis muutus üha võimsamate pumpade paigaldamisel järjest tähelepanuväärsemaks. Tegelikult paiskab ta oma joa 140 meetri kõrgusele õhku kiirusega 200 kilomeetrit tunnis ja survega 500 liitrit sekundis. See on nüüd siis kõige võimsam pump, mis siin olnud on kunagi. Et pool tonni vett sekundis kukub siit alla. Selle alla jääda küll ei tahaks.
no see on seesama pesi, mis siin on ja tegelikult kas... aga see mõtlete pump on palju eks see võtab ikka kilovatte ikka 10, kui mitte 100. See on tõesti raiskamine. Saame huvitava trolliga sõita nüüd, aga millist teesti see ei ole. Sellist on nagu tavaline välja. Tahaks minna poodi, kus müüakse kohalikku šokolaadi. Meil on küll siin kõikide busside pilet taskus, aga bussiliinid me ei ole aru saanud, mis kuhu liigub. Ühega proovisime, pööras vales suunas ära. Ikka tuleb jala liikuda. Šveitsi rahad siis. Redil kustusid need ümberistumisajad ära, et kuidas me sinna Interlakenisse pidime 3 rongiga saama. On tõesti kummaline maa, et rongis ei ole internetti. Piletihinnad on küll kõrged, aga internetti pole. Ja üldse Šveitsis tahad internetti, siis antakse mingi wifi pulk, tuleb tellida mingi 3 või 5 euri ööpäev ja siis saadetakse ümbrikuga sulle postkasti või hotelli kuskile. Ja siis on tagastusümbrik seal sees ja siis sellega saadad siis lubatud päeva pärast tagasi selle ja siis saaks internetti kasutada. Õiguses oli mõte Lausanne'i minna, siin me oleme, aga üritaks ikka Interlakenisse minna kuidagi. Kuigi ilma netita on väga raske.
Prochain arrêt, Sierre. Ce train continue à destination de Visp. Brig, sans arrêt jusqu'à Visp. Nächster Halt, Sieders. Dieser Zug fährt weiter nach Visp. Brig. Ohne olemegi siis nüüd Vispis, mitte Vispis, aga Visp, nagu Vispel. Tuleb nüüd korra ümber istuda. Tulebki meie teine rong ette kohe. Uskumatult operatiivne, jõudsin kohale rong ees. Nägi ronijad kogunenud siia rongi nüüd. Võtab köied kaasas. No ma 10-15 minutit sõitsime tunnelis või? Hoopis teine mäekuru siin. Ja Interlaakeni rong on meil uhke roheline, kahekordne ja tühi, terve teine korvus on meie parusi. See täisrong, see ei olnud väga meeldiv siin, kus tuli tunnelis sõita. Siin võib kohta alpiniste igat suguseid. Müüri-kubud seljas ja päikeseprillid ees. Ütleb, see rong sõidab samas suunas, kus meie. Nüüd põrkame kokku. Me elab maa alla, see elab maa pealt. Tšuh. See reis kujuneb küll nüüd paljugi rongi aknast filmituks, aga mis teha 3 päevaga ikka Šveitsi ja Liechtensteini korraga ikka niisama läbi ei jaluta. Rock'n'roll.
tahame infot saada, kuidas saada Zürichisse siin raudteejaamast, aga wifi't ei ole ja info pidi siit piletipotkast saadaval olema, siin tõmmati just lindid ette ja kott kassaaparaadile pähe või sellele numbrinäitajale. Istuvad seal, punase särgiga istub seal kassas. Oota, näita veel korra. Tassi või? Jah, ilus punane tass, parendu valge ristiga näitasid. Oota, kas ma magnetit filmisin? Magnet on ka ilus, kohad on käidud peale Berni. Jah, praegu Lutserni läheme jälle. Lutserni läheme, see on ka siin peal. Üks pastapliiatsi. Nuga ei ostnud. Nuga ei ostnud, mul neid nugasid on nii palju, et ei ole mõtet. Mis seal sees on? Käärid on. Hea. Küüneviil ja väike nuga. No näed. Mis see maksis? $7.90 siis. Ja mütsi siukse. No jah, tutt oleks mulle muidugi rohkem meeldinud, aga noh. Ei taha tutti. Miks sa ei taha tutti, sellest ma aru ei saa. See on ilus kirjade ja punase ristiga ja valge ristiga. No jah. See oli $16.90. Kui väljas lähevad need mäed aina karmimaks, siin ei kasva puidki enam otsas. Siin on tõesti panoraamvaade, näeb sinna ülesse. Kus see vesi kõik tuleb, siin pole ju vihma olnud tükk aega, jõgi on ääreni täis. Ja võimsad kosed. Kuidas on Šveitsi ekspressrong? Meeletult kiire, sõidab edasi ja tagasi ja saab karjamaid imetleda ja siin on ilus karjamaa jälle, looreha vist on jälle, ei tea. Kes on, me oleme nokka hakanud sõitsma. Me oleme nii kõrgel mäes juba. Oleme või? Märkenud või? Jaa. Aga ongi põnevam. Alpi aasade vahel siis sõidame rongiga. Tundub, et see oli isegi õige mõte, mitte sinna Zermatti minna. Muidu oleks näinud ainult ühte piirkonda Šveitsis, aga nüüd me näeme peaaegu tervet Šveitsi. Šveitsile on praktiliselt ring peale tehtud, homme on veel see idapoolne osa ja
siis ongi kõik on tehtud. Põhimõtteliselt läheme ära, kus tahaks järgmine kord peatuda pikemalt võib-olla. No, ujuvad, lõkki teevad, pidu panevad. Pidu ja pillerkar, muidugi laupäeva õhtu on ka. Millal siis veel? jah, aga niimoodi üksteise... No aga ruumi on ju vähe, nagu sa näed igale poole. Siin. Ja mulle ikkagi tundub, et neid meeldib koos olla paarides. Nad on tihedalt üksteise kõrval ja naudivad. Ma olen parem sööks kuskil mujal see söök. Zürichi lennujaama rong on ka kohe minemas mingi 10-15 minuti pärast. Siin lennujaama või siin rongijaamas käib ka elu. Fred proovib õues check-in'i teha meie tagasilennule Tallinna homme õhtuks, et saaksime paremad kohad. Siuke kisala proovis Päeva lõpetuseks saame sellise ilusa bussiga hotelli sõita paar peatust. Ja homme sõidame Liechtensteini. Näeme veel sõitmata Šveitsi raudteid natukene ja siis tuleb see teos riik. Aga õhtul oleme tagasi siin lennujaamas, siis on äralend koju. Hotellis on keegi meie kaardilugeja eemaldanud võrgust. Tubli. Las tulla, ära puutu, seda pole vaja. Kord sisse. Näed, kohe tuli vool tagasi. Koriste on kurja käinud tegemas siin. Tooli peale pannud lihtsalt selle. Õhtusöögiks minul Big Mac ja cheeseburger. Nii tavaline eurone hamburger kui cheeseburger maksid siis 2,90 ja Big Mac 6,90 Šveitsi franki ehk USA dollari hinnaga. Ja uus hommik. Täna lähme Liechtenstein'is. On ikka pikk rong. Intercity 1 nach Genf Flughafen, Abfahrt 9:32 Uhr von Gleis 32. Eurocity nach Zug Argo da Bellinzona Lugano Chiasso. Tups, ja oleme Liechtensteini bussis, nagu näks.
mis on nagu Liechtensteini piirijõgi. Siin on, see on Liechtensteini piirijõgi nüüd. Ja olemegi Liechtensteinis. Melznerdorf. Vabandage noormees maskiga. Kõigepealt ma vabandan oma saksa aktsendi pärast, aga kas teie olete Liechtensteinist? Liechtensteinist olen mina küll. Ja mis keelt te siin räägite? Liechtensteini keelt. Mis keel see on? Liechtensteini murrak. Kuidas Liechtensteinis elu on? Kuud. Jaa. Liechtensteini kitsed. Liechtensteini kits. Nüüd oleme piiri jõe ääres, teisel pool on Šveits ja siin pool on siis Liechtenstein. Ma ei näe miskipärast Liechtensteini suurt sõjaväge siin piiri peal valvamas. Palju teil sõdureid on? Palju meil on? Jaa, sõjaväes. 10. Iga 100 kilomeetri peale üks sõdur. Või nii. Siin silla peal on üks tore geopeituse aare. Kui nüüd siia saab minna. Ja leidsime kevadel. See on ikka päris saarte moodi kohe. No need Rakaplast. Rakaplasi pole, käisime Naare Liechtensteinis. Jah, tagu. Šveitsi õlut juua, Šveits on siis seal pool. Sain maisi. Väga mõnus, väga mõnus. Kõlbab süüdeda tööle või? Jah, see siin tee peab kõik me vaatama. Noh, siin on mingi laadamoodi koht, näita, mis sa ostsid siit siis. Kilekoti ostsid. Kilekoti, see anti tasuta ja siis ma ostsin tassi. Ilusad asjad saab ikka tasuta. Ikka, ja ilus tass. Tass on, jah, tassid ta peitis ära. Liechtensteini ajalehega peal. Mina ostsin auto numbrimärgi. Oi, see on tõesti ilus. Mina ei tea, teised on ilusamad, aga ta on omapärane. Liechtenstein on peale kirjutatud ja minule väga meeldib.
täna on nagu Liechtensteini rahvuspäev ja siis ma ostsin Pere tõstis ka. Sa said ka tasuta koti, jah? Kommikarbi. Ilus karp. Ilus kott, jah. Hoia kaamerat. Tasus tulla siia, siin on shoppingu nukkene paradiis. Siis ma ostsin kuldmündi siit. Ainult 5 rahaga sain väga Liechtensteini kuldmünt, puha kuld. Lipupäeval Liechtensteinis. Nüüd lahkume Liechtensteinist. Siin on Liechtensteini lipp ja sealpool on Šveitsi lipp. Šveitsis lähme rongi peale, sõidame lennujaama ja meie 3-päevane reis hakkabki läbi saama. Sealt poolt peaks tulema. Nüüd saame sõita esimeses klassis, siin on natuke ilusam ja laiem laud ja natuke laiemad istmed ja natuke vähem rahvast ja lihtsalt esimese klassi pilet oli odavam kui teise klassi pilet. Et raudteefirma ise soovitas esimese klassi oma võtta. Seal vagunis on rahvast. Meie vagunis ei ole kedagi. All oli vist paari nii. Ainult korraks tahaks ju seal ümber istuda Eesti-Tallinna lennuki peale. Kõik oma isikuandmed panna põhjalikult. Ma kardan, et see lennujaamas ei huvita see kedagi. Ei oodanud, aga isegi anti pirukat lõunaga ja spinatiga. Mina võtsin spinatiga ja võtad seda prooviga. Selline oli meie lennuk siis. Et õhkutõusu ja maandumise ajal peavad sülearvuti ja suuremad elektroonikaseadmed olema käsipagasis, istmetaskus või pakiruumis. Palun võtke aega lugeda läbi turvajuhised, mille leiate istmetaskust teie ees. Soovime teile meeldivat lendu!